Tere tulemast vaatama õhtusaadet. Ääretult hea meel on taas kord teie ees olla. Tere õhtust kõigile ja alustuseks räägime täna heast meeskonnatööst. No meil kõigil on kolleege, kellega me saame väga-väga hästi läbi, on kolleege, kellega on tore, aga võib-olla niivõrd see koostöö ei suju. Küll aga on meil täna külas inimene, kes ütleb, et absoluutselt kõigiga on võimalik see koostöö sujuma saada, tuleb lihtsalt õigesti tegutseda. Nii et õpime selle siis kiirelt ära. Tere, Mats! Tere õhtust! No tõepoolest, sa oled 25 aastat tegutsenud selles vallas, et harinud inimesi, koolitanud tuhandeid inimesi just nimelt siis seda meeskonda niimoodi mõnusalt koos töötama panema. Ja kuidas siis jõuab meeskond selleni? Et ühel päeval tööle jõudes kõik on õnnelikud, rõõmsad, saavad teineteisega mõnusasti läbi ja väga hästi kõik. No see on selline $1 miljoni küsimus, et ma vastan pikalt või lühigelt, aga suures plaanis, mida ma kogu aeg taga ajan nii iseenda kui teiste puhul, et see töö kui selline peab ühest küljest meeldima. See valdkond peab meeldima, mingisugune emotsioon peab sees olema. Aga nüüd läheb huvitavaks. Kui hästi me tunneme oma tugevusi, mis on need meie tegelikult sellised reaalsed käitumuslikud tugevused, see töö sobib ka veel minuga. Ja päris hull lugu, kui ma hakkan tegema tööd, mis mulle tohutult meeldib, ma olen noorest peast teinud. Aga ei lähe kokku minu olemusega. Ma olin programmeerija, aga detaile väga ei märka. See meeldivus ühelt poolt, aga just see, et sa saad rakendada ennast sellisena, nagu sa oled. Vaat sa mainisid ära tugevused. Ja nüüd ongi selline lugu, et me saame teada, millised on Pireti tugevused. Ja sellepärast, et tema põhjal teeme täna läbi selle, mida sina siis tegelikult igapäevaselt teed ka. Ja selleks, et kõigepealt üldse kuskilt pihta hakata, sa saatsid meile ühe toreda lingi, kus oli ülesanne täita meeskonnarollide analüüsi küsimustik. Ja see nägi välja selline, et Piret täitis enda kohta selle ära, eks ole, pannes siis kirja, millised on tema tugevused, millised on tema rollid tema arvates meeskonnas. Ja siis me saatsime Pireti töökaaslastele edasi ka küsimused ja nemad pidid siis Pireti kohta selle ära täitma, eks ole? Just nimelt. No võt, mina seal ei osalenud selles mõttes, et mina Pireti kohta midagi öelnud, need olid meie toimetajad, need olid meie produtsendid. Ja ma olen ääretult põnevil ja tegelikult me kumbki Piretiga ei tea, mis nüüd saama hakkab. Aga mida siis sa teada said? Kes see Piret on? Alustame sellest, mis ta ise enda kohta ütles. Mida ma sealt välja loen on see, et sinus on midagi sellist, mida minus muideks ei ole. Sa oled erakordselt süsteemne ja praktiline inimene, kes vaatab kõiki asju. Me teeme selle sammhaaval järjest ära, kui on tehtud, samme koju enne ei saa. Ja sa saad kõikide inimestega hästi läbi, ma võin ette alla kirjutada. Piret saab kõikidega, sul on väga hea empaatia, sa oled väga hea kuula, sa oled abivalmis, ehk sisuliselt meeskonnatöötaja, teostaja on sinus. Sa said sellised märksõnad nende küsimuste pealt, mille mina täna täitsin. Ja ma sain midagi veel muideks. Nii. Kui ma nüüd Jüril ei tahaks liiga teha, aga ma ütlesin hea meelega, ma töötaksin sinuga koos, sest sinus on ka see detaili inimene, mida minus ei ole. Et sa täiendaksid siis sind. Piret täiendaks sind, jah? Ja see on nüüd üks koht veel, kui me räägime tööõnnelikkuses, et kui ühel hetkel leiad inimese, kes on reaalselt sinust üpris erinev, lausa vastandlik, tead natukene aega, eks sa lööb natukene särisema küll, et vaata erinevused on. Aga ühel hetkel saad aru, nagu Lego klossid klõps läheb kokku ja siis ühel hetkel mõtled õhtul rahulikult, vaat see on inimene, kellega ma töötaks ja pikalt. Aga nüüd me vist jõuame selleni, et see on ainult minu arvamus. Ja see on sinu arvamus. Ma igaks juhuks rõhutaksin ära. Meeskonnatöötaja ja teostaja. Selgita hästi lühidalt ka. Meeskonnatöötaja, ehk siis me kirjeldame läbi meeskonnarollid inimese käitumuslikke tugevusi, mis on väga huvitav koht nüüd ka see, et lisaks tugevustele on meis kõigis väikesed kiiksud küljes. Ja me kutsume, see ongi lubatud nõrkus, ehk teatud mõttes sinu eripära. Meeskonnatöötaja on inimene, kellel on väga tugev selline abistamise vajadus, empaatia, tunne, ta tunneb teised imet hetkest ära. Kui ma tunnen ennast hästi, sa tajud selle ära, kui ma olen väsinud, sa tajud selle ära ja sa tunned seda. Ehk tänu sellele, et sa hea kuuleja, suurepärane mõistja, inimestele meeldib sinuga rääkida. Natukene nõrkustest rääkides, eks sa kipud tagasihoidlikuks jääma, kus sa võiksid sõna juba võtta. Ehk iga sinu lause mõjub meile juba hästi ja kui me Jüriga läheme siin natukene, ma ei tea, läheb lappama natukene, siis kui sa ütled meile 2-3 lauset, me hetkega rahuneme maha, siis sa lihtsalt mõjud inimestele hästi. Teostaja, erakordselt süsteemne inimene, kes lihtsalt näeb eesmärki, teeb plaani, hakkab ennast liigutama. Mida raskem töö, seda varem hakkame liigutama, teeme töö ära, on kõik tehtud. Hakkame uskuma, et Piret sobibki telesse. Nii, aga kas nüüd see, mida Pireti kolleegid, ehk siis meie toimetajad ja produtsendid Pireti kohta ütlevad, kinnitas seda, mida Piret enda kohta ütles? Ma teen kiirelt selle jutu ära, sa oled õnnelik inimene päriselt.
jätame pisikesed detailid välja, sa oled see, kes sa oled, sind nähakse sellisena, kes sa oled, sinus ei nähta midagi sellist, mida sinus ei ole, sa saad olla see, kes sa oled. Ma ütleksin, et sa oled leidnud selle koha, kus sa pead olema. Ongi minu tiim ja sobimegi mõnusasti kokku. Ehk siis tiimi arvates Piret ongi meeskonna töötaja ja teostaja, Natukene tasakaal alati liigub, eks ole, kes kuidas täpsemalt, see meie käitumine sõltub hästi palju mitte sellest niivõrd isiksusest, kuivõrd sellest keskkonnast, teistest inimesest, kuidas teised, aga see pilt, mis sealt mulle välja paistab, on küll see, et see, mida sinus nähakse, on sinus olemas ja sa oledki see. Väga tore. Nüüd kindlasti on oluline aspekt siin see, et nagu sa ütlesid, selleks, et tiim hästi tugev ja vägev oleks, peaksid Pireti ümber hakkama kindlat tüüpi inimesed tööle. Millised inimesed sobivad Pireti kõrvale kõige paremini? Ma otsin tavapäraselt vastandeid, et kui me näeme tihtipeale inimest, kes on nagu vastandid, siis kipub see, et vastand, aga mina vaatan, täiendavad. Ehk siis kõige paremad kaks inimest, kes sulle sobivad, on kujundaja, selline otsekohene, jõuline, tempokas inimene, nii, okei, ma tean, mis saab, tohutult hea takistuste ületaja, entusiastlik ja teiselt poolt selline ideede genereerija, kellel pea töötab kuskil täiesti kosmoses, selline mitte midagi maapealset. Ja need on nüüd täpselt niimoodi, et need rollid, mis sul olid nõrgad hästi, ütleme niimoodi, et natukene on võib-olla igas ühes, aga see ei ole sinu tugevus. Kui sa nüüd sellise inimese endale kõrvale leiad ja äkki avastad, et teatud kohas on tema sinust tugevam. Nüüd tunned rõõmu, et tema läheb seal hästi, tema hakkab sinust rõõmu tundma, et sinu läheb siin hästi. Eks see täiendus just tuleb. Nii, ja nüüd me jõuamegi põneva koha juurde. Mina tegin ka ära selle testi. Ja täpselt samamoodi toimetajad ja produtsendid andsid tagasisidet ka minu kohta. Ma millegipärast arvan, et kõik elani nagu Piretil. Aga saame siis teada, kes siis mina selle testi järgi olen. Millised minu tugevused on? Kui ma enne vaatasin, ma ei tea, kuidas te olete selle klapi kokku saanud, aga täpselt see, mida vaja, siis Jüri, sinus ongi olemas ju. Nii. Täpselt see sama innovaator. See olengi mina. See sõna kujundaja. Sinu üks osa, Jüri, sinust on see, et sa ei tee ühtegi asja nii, nagu teised teevad. Sa kogu aeg leiutad täiesti ulmelisi mõtted, mille peale Piretil issand, Jüri. Aga ta on ikkagi minu Jüri ju lasta leiutab. Ja teiselt poolt olgem ausad, sinu entusiasm ja motivatsioon on kogu aeg põhjas. Sa sõidad kas 120-ga või sa ei liigu üldse. Sa vist ei võta ühtegi asja, et ilma entusiasmita ma juht. Kas sina ei ole praegu üllatunud, et sellised märksõnad tulevad välja nendest küsimustest, mille ma usun, et me täpselt samasugused täitsime? See on ikkagi palju üleüldisemad. Minu arust nad just ei olnud üleüldised. Üleüldine oleks nii, et pane 10 pallisüsteemis midagi. Aga siin oli ikkagi nii, et testil olid väga konkreetsed küsimused, kus olid 10 võimalikku vastuse varianti ja need olid päris detailsed. Ja ma ütlen ausalt, ma päris paljudest vastustest tundsin ära ka iseenda, tundsin ära ka sinu, mida sina võib-olla paneks, tundsin ära ka Robi, eks ole. Aga ühesõnaga, et kujundaja innovaator, ma ei tea, kas ma nüüd olen kogu aeg täiesti pilvedes, aga mulle meeldib tõesti teha teistmoodi, mul on alati siuke vastuvoolu ujuja ju natuke olnud ka ja mulle meeldib tõesti 100-ga teha, et kui juba, siis juba on ju. Aga üks osa tuleb veel välja. Jah, nii. Sa pead enne võtma inimese omaks. Eks see on hästi huvitav, see kujunda hästi huvitav, on siuke jõuline. Ütle mulle, et sa mitte kunagi ei vaidle. Ma vaidlen kogu aeg. Jaa, midagi ka minus on sees. Nüüd, kui me satume vaidlema, ole hea, Piret, kas vaidlemine on vastutöötamine? Mina ei pea seda vastutöötamiseks. Ütle kujundaja enne, kui siin meeskonnatöötaja üldse rääkida. Aga meeskonnatöötaja mõistab, aga ongi, senikaua, kui me vaidleme selleks, et lahendust leida, alternatiiv leida, kokkuleppes on väga okei. Aga küsimus, mis hetkel see jonnimiseks läheb, et kui nüüd Piret hakkab natukene liiga palju nägusid tegema, siis olgem ausad, kas mina või sina me peame ütlema, et vabanda, Piret, meil läks natuke palju. Tule ja võta palun kokku, mida me tegema peame. Aga just seesama, see lubatud nõrkus, kui vaidlemine, on ülitugev lahenduste pakkuja, takistuste ületaja. Aga see omaks võtmine on hästi huvitav. Me näeme kujundad sellise jõulise inimese, ta on entusiastlik. Aga tema sisimas on üks tugev abivalmis, abistav inimene. Kui Piret tuleb sinu juurde abi küsima, ma võin kihla vedada, sa jätad teda mitte kunagi hätta, isegi siis, kui sa oled ise ülekoormatud. See vastab tõele, ma arvan. Ta viib praegu sest ma mõtlesin juba kõik võimalikele variantidele. Mis hetkel ta tuleb, mis kell on, aga okei. Aga võõrad sa viskad eemale? Ei, seda küll. Ma olen inimene, kes hoiab neid inimesi, kes tema ümber. Tohib, Piret, ma olen sulle väikse vihje. Nii? Jüri tuleb lihtsalt üle elada, ta on selline loodusnähtus. Tuleb, tal on mõtted, tal on suured asjad, aga kui sa saad aru, et tema sees on ka tugev mõtleja, analüütik. Sest on olemas üks teine Jüri veel, mida sa siin vaevalt et näitad, see, kes vajub mõttesse nii. Sa vaata, kus ta tunneb see, kes siis, kuidas öelda, unistab ja planeerib ja mõtleb väga pikalt ette. Ma isegi ütleks, et ega sa juhuslikult skeptik ei ole.
Oleneb jällegi teemast. Seda sama näitasid ka need inimesed, kes praegu mul siin kõrvas on ja kes praegu seda kõike filmivad. Aga seal ongi see huvitav koht, et ega siis teised ei näe meid alati täpselt sellisena, nagu me oleme. Küsimus tähendab, et mida paremini me teineteist tunneme, mida paremini oma tugevusi, kaasa arvatud nõrkuseid. No mis siin salata nõrkustega mul endale natuke raske olnud, et tahaks nagu olla selline igas asjas tore, no ei ole. Aga sama efekt, kui ma saaksin Piret sinuga koos töötada, ma tean täpselt, et sa teed asjad lõpuni rahulikult ära ja me saame Jüriga algatada, aga me vajame sind hädasti igal juhul. Mats, lõpetuseks, kui sa lähed tiimide juurde, viid need testid läbi, saad ülevaate sellest, missugused töötajad on, nagu praegu said meist ülevaadet. Kui me oleksime Jüriga väga sarnased olnud, kas oleksid meid lahku löönud ja öelnud, et vahetame mingid rollid, toome Pireti kõrvale teise inimese ja teeme natuke teisiti? Siit tulebki mängu ilu välja. Me räägime 9 erinevast meeskonna rollist. Ma saan Jürile öelda, et oletame, kui me oleme sarnased, me Jüriga oleme teatud määral sarnased. Ma ütlen, okei, ole hea, Jüri, võta sa oma see kujundaja nüüd. Ma lülitan oma kujundaja välja ja mul on seal keskel veel midagi. Ehk täiesti teadlikult ma saangi hakata ütlema, et mida ma sult ootan, mida ma Piretit ootan ja mis siin salata aega tuleb lihtsalt küsida, kes sa täna oled. Ja kokkuvõtteks ma saan su vastusest aru, midagi teha ei ole. Meil ikkagi läheb seda Robi ka vaja. Tuleb ikka Robile ka teha see ja siis me paneme pundi päristi kokku. Aga kokkuvõtlikult te klapite hästi senikaua, kui te tahate hästi klappida, te täiendate teinateist. Pole küsimust. Me teeme seda asja edasi. Mats, suur aitäh tulemast ja kes soovib oma meeskonna enesetunnet ka parandada, siis palun võtke Matsiga ühendust. Aitäh! Ootan rõõmuga, aga aitäh!